2025 aasta hakkab vaikselt läbi saama. Kuidas Ideal Auto selle käesoleva aasta kokku võtab? 2025 aasta oli kindlasti automüüjate jaoks raske aasta. Teisalt ka kindlasti põnev. Raske sellepärast, et müügimahud on poole võrra väiksemad, aga kindlasti on see kõige jaoks lisanud nagu põnevust, et kuidas siis selle aastaga selliselt toime tulla, et 50% on alles ja eks siis selle nimel tegid kõik palju tööd, et oma ladusid ja müüke teha. Seega kokkuvõttes aasta 2025 oli küll keeruline, väljakutsete rohke, aga kas võib öelda, et oli õpetlik ja ka äkki karastav? No kindlasti selles mõttes, et raskused on selleks, et ületada ja kes siis suudavad, see on ka varem ju nii olnud majanduses ja ka teistes sektorites, et kes suudavad siis vastavalt turuolukorrale kohaneda, siis need jäävad elama. Millega Ideal Auto 25. aastal endale kliente tuppa meelitas? Kindlasti autode valikuga, et sellega me teine pool aasta tõsiselt tegelesime ja ka täna on olukord, kus meil on olemas autosid rohkem kui kunagi varem. Et tegelikult ju kliente liigub ja mingi normaliseerumine on toimunud, et lihtsalt paljudel võib-olla pole täna ladusid ja autosid, mida pakkuda, et oleme seisnud selle nimel, et meie enda maja auto siis, mis on tegelikult ju Eesti ajalooga, nii-öelda rahva auto, teada-tuntud margid kindla ajalooga, et need autod siis on meil saalis saadaval koheselt ja neid me siis nagu pakume, et see on see, millega me oleme tegelenud. Kui mingil ajal kindlasti otsiti autosid võib-olla emotsiooni pealt, kas 25 aasta kuidagi on seda suhtumist ka muutnud? Jaa, see muutumine on toimunud see aasta, võib-olla isegi juba ka eelmine aasta. Eelmise aasta lõpp oli küll selles mõttes erinev, et tänu selle registreerimismaksule käis meeletu ostmine ja müümine ja siis kindlasti ei olnud see võib-olla päris normaalne olukord. Ja siis ka tehti emotsiooni pealt osta, aga ütleme see aasta esimene pool, kus tegelikult olid ette müügid toimunud, ette ostud toimunud, oli hästi rahulik ja täna on näha, et emotsiooni pealt enam ei osteta ja pigem hästi kaalutletud otsused ja see on tegelikult ka normaalne, et see on nagu uus normaalsus ja ma arvan, et nii peabki olema. Kuidas teie täna vaatate sellele registreerimismaksul, aastamaksule otsa, kas ta võis olla turu stabiliseerimise, mõttemaailma paika loksutamise mõttes vajalik? Kuidas te sellesse üleüldises mõttes suhtute? No aus vastus või mida kõik automüüjad ju räägivad, et ei suhtu hästi. Aastamaks ise on nii-öelda eesmärki teenim, sellest saavad kõik aru ja see ju ka laekub ja seda makstakse. Aga just see nagu registreerimismaks on see, mis ei ole eesmärki teeninud, tänu sellele on sektor kõvasti pihta saanud ja ütleme, päris see eesmärk on tegelikult ju paljudele ebaselge, et miks seda tehti, et kas ainult sellel eesmärgil, et raha koguda, sellel eesmärgil, et inimesed ostaksid rohkem elektriautosid, et tegelikult ju täna on näidanud turg, et elektriautosid rohkem ei osteta, uusi autosid ostetakse vähem, ostetakse pigem kasutatud auto keskmine vanus suureneb ja kas see nüüd teenib kõik nagu eesmärk, et jah, et kui riigisaad räägivad, et autot võiks pikemalt kasutada ja mitte võib-olla nii tihti vahetada, siis see on võib-olla see eesmärk on täitunud, aga jah, et see on selline uus normaalsus. Tänane hetk on see, kus võiks juba vaadata ka homsesse päeva, ehk siis aastasse 2026. Milliste mõtete, milliste emotsioonidega uuel aastal vastu lähete? Meie oleme kindlasti nagu selles mõttes tugeva emotsiooniga, et meil on aasta lõpp olnud aktiivne ja kindlasti tahame olla aktiivsed järgmine aasta. Kui turgu üldiselt vaadata, siis kindlasti tuleb keeruline aasta. Küll täna on see tase niivõrd madal, et kõik ikkagi räägivad nagu kasvust, aga kui suur see saab olema, on omaette küsimus, et kindlasti mitte suur. Et ma arvan, suurusjärk maht sama, võib-olla mingid plussprotsendid on juures, aga meie vaatest tegeleme sellega, et autosid oleks meil ikkagi saadaval pakkumises
ja oleksime pildis ja kindlasti plaanime nii-öelda vastu turgu paremat tulemat teha.